Mis on Eesti meeste suurim sisemine valu, millest te räägite? Ma arvan, et see on seotud mingisuguse haprusega. Ja see haprus kõlab nagu vaprus. Ehk see tähendab suures piiris seda, et see haprus on tingitud ilmselt hakkama saamisest asjadega, millest ei taheta rääkida rohkem kui ainult kõige lähemale inimesele või kõige paremale sõbrale. Ja ma arvan, et see, et mehe parim sõber enamasti ei ole tema isa, vaid keegi teine. Mõned sõbrad tänaval või koolivennad, kaaslased või kamraadid, kellega aetakse koos business või kellega tehakse mingit asja. See tähendab seda, et seal on alati mingisugune väike koht sellisel maskil või vajadusel ennast kaitsta või oma tõde kaitsta mingisuguste asjade eest, mida võib-olla ei ole isa ja poja vahel ja seda sellel hästi lihtsal põhjusel, et need on kaks kodanikku, kaks persooni, isa ja poeg, kelle vahel ei ole mitte kunagi kadedust. Ja ma arvan, et see on Eesti ja üldse kogu maailma meeste vaimse tervise seisukohalt nagu üks kõige olulisemaid asju üldse. Ehk et ülihea läbisaamine isaga, isegi kui isa on surnud, näiteks nagu minul, aga see kontakt ja see mälestus ja arusaam sellest, milline on isa roll poisi või siis kasvamise hetkel üldse mehe jaoks, on nii erakordselt tähtis. Et sellest mööda või üle või ümber vaadata lihtsalt ei saa, sest et isa ja poja vahel ei eksi mitte kunagi sisse kadedus. See tähendab seda, et isal ei ole põhjust olla poja peale kade, et ta on noorem, kui tema võimekam, kui tema ja vastupidi pojal isa suhtes kade olla, et isal on juba justkui kõik olemas ja kõik lubatud ja aga võt ma olen siin pean alles, ma ei tea, ülikooli ennem ära lõpetama, et saada ka kellekski. Et selles suhtes ei ole eluterves suhtes isa ja poja vahel kadedust ei ole. Ja ma arvan, et see, mis on kõige suurem puudujääk, on isade ja poegade vaheline väga hea kontakt ja suhe. Tõest ja illusioonidest, mida iganes su hing soovib jagada. Okei. No tõde ja illusioonid on kaks väga imelist ja hästi selget asja. Ehk et tõde on nagu vaikus. Et see kas on või seda segab miski. Isegi mingi väikene pinin ei ole enam vaikuse tunnuseks. Ja samamoodi on minu meelest ka tõega, ehk et selles mõttes, kui on tõde, siis on tõde ja kui seal on mingisugunegi asi, mis tekitab niisuguse koha, et keegi peab seda nui neljaks kaitsma mingisuguse veel lisaepiteetidega või midagi mulisema ja juurde näitama ja pilte juurde joonistama ja siis ei ole ta enam tõde, ehk et tõe tunnuseks on minu meelest see, et ta suudab eksisteerida vaikusena ja see on nagu selle tõe tunnus. Mis on illusiooni puhul jällegi mu meelest või illusioonide puhul täielik vastand selles mõttes, et illusioon on ju nagu täiesti püsti röökiv nähtus. Selles mõttes, et illusiooni ei saa tekkida, kui sa seda ei loo, kui sa seda ei tekita. Ja selles mõttes on illusiooni ja tõe vahe see on nagu mehe ja naise vahe või see on selline elu ja surma või see on nii kategooriliselt teine dimensioon, et ma arvan, et võib-olla see. Et jah, illusioon karjub, aga tõde on vait. Mis on olnud sinu suurim murdumise või kasvamise hetk ja mis selle järel muutus? Ja ma ei ütle seda esimest korda, ma olen seda varemgi ja suure rõõmu ja austuse ja julgusega välja öelnud. See on olnud hetk ära tundmisega sellest, et ma sain iseenda loojaga algallika või sellise algsähvatuse või kuidas iganes keegi jumalat soovib nimetada. Et see oli minu jaoks kohtumine jumalaga. Ja ma ütleksin, et ma sellel hetkel ütlesin ilmselt oma elu kõige ilusama lause üldse on see, et kohtumine jumalaga on hetk, mis muudab su elu igaveseks. Ja nüüd siit on igal ühel väga palju edasi mõelda, mida see tähendab. Et ma tundsin sellel hetkel kõikidest hirmudest vabanemise absoluutselt niisugust apokalyptilist õnnetunnet, et see on hetk, mille järgselt ei ole vaja mulle enam mitte kedagi ega mitte midagi karta. Ja see ei ole sõnade pärast, sellist on nii. See murdumise koht ei tähenda seda, et see on
see on niisugune joodiku pääsemine viinakuradist, et ma nagu käin täiesti põhjas ära, et mul oleks kuskilt võimalik ennast nii-öelda pinnale tõugata, et jälle nina vee peale saada. Et see ei ole seotud sellega, et mõni lähedane suhe või mõni sõprussuhe või perekond on lagunenud või on tekkinud mingisugused täiesti uued situatsioonid elus ja need on kahtlemata olnud sellised, mis teevad haiget. Kas või lemmiklooma surm on see, mis võib inimese elu muuta. Aga see, mis minu jaoks tekitas selle äratundmise või murdumise hetke oli see, et ma sain aru, et ma ei pea kui pimedas kangi all mingisuguse eebliga pähe lööma, et vangi sattuda ja siis seal vangikongis Jeesusega kohtuda ja siis hakata nagu seda juttu rääkima, et ma nüüd olen kuidagi ennast parandanud ja Jumal tuli appi, eks ju. Et ma pigem täna ütlen seda, et kui ma joon head šampanjat ja söön mingit väga head toitu ja mul on head inimesed ümberringi, et ma siis nagu vaikselt, kuigi ma võin nagu naerda ja lõhverdada, võt siis ma võin sellel hetkel öelda iseenesest mõttes vaikselt iseendale, Jumal tänatud, aitäh vana, et sa selle asja nüüd niimoodi korraldasid. Et see äratundmise hetk selle üle, et mingid asjad, mis on metsikult hästi, on tema korraldatud ja see on see, mis oli minu jaoks murdumise hetk, et ma sain aru, et ma ei pea pätistuma ja kuskile langema, et ära murduda ja siis uuesti nagu leida midagi ülesse. Et see on ikkagi, see on selline hetk, kus nagu keegi tuleb, paneb nagu ristiisa sulle käe õlale, ütleb, et see on pakkumine, millest sa keelduda ei saa. Ja see on äge tunne. Mis on sinu jaoks edu tänases maailmas? See on hea. Edu on üks, ma ütleks, et edu on selline räme ja lipitsev lõks. Selles mõttes, et inimesed, ka ma ise olen seda nii-öelda klaasmuna kurgu ja keele vahel keerutanud. Et see edu on kuidagi loonud endast mingisuguse niisuguse kuvandi, et see edu tähendab seda, et sind teatakse ja sind tuntakse. Ja mida rohkem on sul jälgijaid ja mida rohkem inimesi sind tunneb, mida tuntum sa oled, seda edukam sa justki oled. Mu meelest on see nagu ikkagi just vastupidi, et tõeliselt edukas inimene on ikkagi see, kes tunneb ise ennast väga hästi ja kes teab ise, kes ta on. Ehk et ma võin hommikul rahulikult üles tõusta ja ringutada ja rääkida päev otsa tõtt, seda, mida ma mõtlen, seda, mida ma tahan öelda ja seda, kellele ma seda öelda tahan, ma ei karda kedagi. Ja see on minu jaoks nagu edu, et ma olen jõudnud mingisugusesse kohta, ma olen saavutanud sellise staadiumi või niisuguse edukuse, et ma tunnen ise ennast. Ja see, kui paljud mind tunnevad või teavad, ei ole edukuse tunnus, et see on selline pinnavirvenduse efekt, et ärge jälgige mind, jälgige ise ennast inimesed. Ärge olge edukad, vaid tundke ise ennast, ärge olge tuntud, tundke ise ennast. See on, ma arvan, see üleskutse, mida ma julgeks võib-olla teha selle edukuse koha pealt. Et see on niisugune tänapäevane teema, aga see on, ma arvan, mitte ainult tänapäeval nii olnud, eks see on ilmselt kogu läbi aja, kogu aeg on olnud inimestel mingi paleus kuhugi jõuda ja midagi saavutada, et siis nii-öelda nagu teiste silmis kuidagi väärikam või väärtustatum tunduda. Ma arvan, et see algab oma kohast. Mulle meeldis üks vana intervjuu, mida ma kunagi lennukisse unustatud. Keegi istus kohal, kust mina, nüüd on lend jätkus, ma istusin kuidagi kellegi kohale, leidsin kellegi selle ajakirja, mis oli jäetud sinna lennuki istme taskusse. Ja see oli hästi lahe, et see oli just selle koha pealt lahti, kus oli keegi lapselaps oli teinud oma vanaemaga intervjuu. See polnud Eesti ajakiri, see oli mingi lääne. Lapselaps oli teinud oma vanaemaga intervjuu, vanaema oli saanud 100-aastaseks. Ja siis see lapselaps küsis oma vanaema käest, et aga kuidas sa oled kogu aeg selline elutarve ja selline šikk ja lahe vanaema olnud, et sa oled kogu aeg olnud siuke õnnelik ja rõõmus ja nüüd oled 100-aastane. Et kuidas sa selleni oled jõudnud? Ja siis see vanaema ütles talle, et vaata, iga kord, kui mul on sitt tuju, siis ma panen endale kõige paremad riided selga ja lähen välja ja alati hakkavad head asjad juhtuma. Kas sinu stiil või riietus on sulle elus uksi avanud? Jaa, ma arvan küll, et on. Ja see on olnud mingisugune umbes 20 aastat tagasi, siis kui ma tegin teletööd, siis oli ikkagi see, et see avas minu jaoks ukse, kui ma läksin telekompanii peadirektori kabinetti endale järgmiseks hooajaks palka küsima, siis mulle öeldi, et ei tea, et see on ikkagi, tead, et siin on, ühesõnaga hakkas see mingi jutulõng hakkas veerema. Siis mõtlesin, okei, aga siis teeme niimoodi, et ma võtan siis selle palga, mida te pakute, aga ma soovin, et seal oleks stilist,
kostümeerija ja siis ka varustaja. See tähendab seda, et te peate võtma 3 inimest tööle ja ma tahan enne saadet, kui saate eetrisse läheb, ma tahan enne seda saadet proovida, millised püksid mulle meeldivad, milline pintsak mulle meeldib, milline särk mulle meeldib, milline lips mulle meeldib. Ühesõnaga stilist peab tulema iga kord salvestusele autotäie, stangetäie riietega, et ma saaksin valida, mida ma selga panen, sest muidu mul ei ole sisemist komforti ja te saate sita saatejuhi, mida teil on terve telemaja täis. Teine variant on see, et te maksate mulle normaalselt pappi ja ma käin nende riietega, mis mul kodus kapis ripuvad, mida ma ise lasen endale õmmelda või mida ma ise kannan või mis on rätsepaülikonnad või mis on kuskilt mulle kätte jäänud headest ostukohtadest mulle sobivad ja head riided. Ja nii oligi, ehk et selles mõttes minu palga sisse oli kirjutatud see, et ma käin hästi riides ja ma vastutasin sellest ise. Mul ei ole olnud telekarjääri jooksul mitte kunagi ei stiliste, ei kostümeerijaid ega neid nõustajaid. Ma olen teinud ise selle töö ära, et selles mõttes need uksed on olnud küll avatud, et ma olen läinud julgelt õlad laiali kassa juurde ja küsinud selle, mis mulle kuulub. Milline on sinu unistuste Eesti? Mida saaks muuta, et siin oleks parem elada? Minu jaoks oleks võib-olla see üsnagi tavaline, ka sellel Eestil ju midagi viga ei ole, ta on ju üliägeda koha peal, selles mõttes, et me saame nii vett kui vilet, geograafilises mõttes esiteks, teiseks on meil see, et meil on suhteliselt karmid naabrid, kes hoiavad meid kogu aeg natukene nagu stringid, sedasi kenasti kõhu alla tõmmatuna ja pingul, eks ju. Siis mulle väga meeldib see, et meil on ikkagi väga kihvtid inimesed Eestis, väga, väga tore rahvas. Ja see, mis oleks nagu ideaalist puudu, on võib-olla ainult see, et me kuskilt suudaksime kinni püüda selle võimaluse, et me naeratame nagu päriselt. Et me lihtsalt õpime uuesti päriselt naeratama ja naeratusele vastama ja see on juba selline asi, mis tundub nii tühine ja naeruväärne, võib-olla isegi trafaretne kellegi jaoks, kes seda juttu praegu kuulab. Aga proovige, minge vaadake, mis tuju teil tekib, kui te lihtsalt nagu kartmata jääda lolliks, lihtsalt naeratage inimestele, kes teile vastu tulevad ja vaadake, mis saama hakkab. Et need, kes teile vastu naeratavad, teil tekib absoluutselt teine arusaam kogu maailmast. Et ma arvan, et see on see, mis on niisugune hästi kiire ja lühike vastus sellele, et mis on ideaalsest Eestist puudu. Sest ma ei näe, et see peaks olema niisugune kujutelm, nagu ta oli mul võib-olla mingi 30 aastat tagasi, et ma tahaks, et Eesti oleks nagu väike Šveits, et igal pool on mingid tillukesed sinimustvalged lipukesed ja me teeme maailma kõige paremaid, ma ei tea, mis iganes mingisuguseid puustlusikaid ja siis meil on mingisugused loodustooted ja siis meil on mingisugused metsadesse uputatud tared, kuhu elekter ei vii, aga kõik tulevad sinna retriitidele ja et see kõik on olemas ja see kõik on väga tore ja vahva. Aga ma arvan, et see üksteise üles leidmine ja see, et ärme otsi igasugustes genides ja kirikuraamatutes ja mingisugustes sakste paberites oma mingisuguseid vereliine, et äkki ikka mingi mõisnik on minu esiemaga keppinud, eks ju. Et pigem ma sooviksin nagu näha sellist asja, et ma olen nagu üdini ja ürgselt uhke selle üle, et mul 7 põlve tagasi vaadates, ei ole mingisugust võõrast sodi sees, eks ju. Mitte, et ma oleksin kellegi või mõne rahva suhtes nagu vaenulik. Ma lihtsalt tahan öelda, et ma olen puhas eestlane. Mul ei ole ühtegi mingisugust juuti, türklast, sakslast, poolakat ega kedagi kuskil, ma ei leia neid andmeid üles, võib-olla on, aga ma ei leia neid üles ja see annab mulle vabaduse öelda, et ma ei pea otsima oma juurikaid mingisugustes sakste salmikutes, eks ju, mingi kotise, et ma tahan olla päriselt uhke sellele, kes ma olen, nii nagu šoti mehed kannavad oma karvaste säärte ja kerade peal lihtsalt ilma trussateta, eks ole, seelikuid või iirlased joovad oma viskit ja ütlevad, et see on šotlastest parem. See on selline nagu mentaalne kõvadus, mis annab sellise nagu jõu ja väe, et ma seda nagu näeksin Eestis küll, et see oleks ideaalne. Et olgem nagu hästi uhked selle üle, kes me oleme, et seda ei ole igale ühele antud, mis eestlastele. Ma arvan, et me oleme ühed kihvtimad üldse maailmas.